Tere! Ma salvestan seekordset Brüsseli päevikut 5. mail Euroopa päeval. Täpsemalt esimesel Euroopa päevadest. Neid on maikuus 2. 5. mai on sellel päeval 49. aastal loodud Euroopa Nõukogu päev. 9. mai on Euroopa päev, mida tähistab kogu Euroopa Liit. Sel päeval täpselt 70 aastat tagasi esitas Prantsusmaa välisminister Robert Schuman oma deklaratsiooni, pannes sellega aluse Euroopa Liidule. Mõistagi pole 9. mai üksnes Euroopa päev, see on ka võidupüha. Euroopas tähistatakse seda päev varem, kuid üksnes seetõttu, et Saksamaa kapitulatsioon jõustus 8. mail Kesk-Euroopa aja järgi ja 9. Moskva aja järgi. Poliitilist allteksti siin ei ole. Sellel aga, et Schuman esitas deklaratsiooni just 9. mail, on poliitiline alltekst. See ei ole kokkusattumus. Võit Natsi-Saksamaa üle ja ühtse Euroopa loomine, need on ühe medali 2 poolt. Ajaloolased teavad, Saksamaa purustamine esimeses maailmasõjas sai üheks teise maailmasõja eelduseks. Aastal 1914 olid sakslased agressorid. Nad võideti, pandi põlvili, nende majandus laostati ja saadi alandatud, solvatud rahvus. Hitler puhus solvumisele sööd lõkkele ja korraldas selles maailmajaos natsismi tulekahju, mis maksis miljonitele elu. Saksamaa purustati jälle, kuid nüüd oli selge, et kui nad uuesti isoleerida, siis pole uus sõda mägede taga ja Euroopa seda üle ei ela. Prantsusmaa kõiges 5 aastat pärast sõda toimus paradoksaalselt. Selle asemel, et võidetu võitja õigusega hävitada, tegi ta kaotanule ettepaneku ühinemiseks. Algatuseks tollel hetkel kõige tähtsama majandusharu, nimelt kivisöö ja terastootmise ühendamiseks. Naiivne oleks mõelda, et natsism suri 50. aastal. Natsistlikud meeleolud olid alles. Paljud sakslased vihkasid endiselt prantslasi, prantslased aga sakslasi, mis polnud pärast nii paljude ohvritega sõda imeks pandav. Kuid Robert Schuman mõistis, rahu saab Euroopas olema üksnes siis, kui agressiivne natsionalism sureb. Seepärast on tarvis tagada, et Euroopa rahvad elaksid koos ja töötaksid ühiselt, kaupleksid ühisel turul, seisaksid ühiste euroopalike huvide eest. Sel juhul, ütles Schuman, suudame lõpetada lõputud rahvuste natsionalismide kokkupõrked. Kas mitte just selle sama nimel ei sõdinud ja hukkunud ka meie vanased ja vanavanaised? Rahu eest, mis oleks puhastatud vihkamisest rahvustunne alusel. Internatsionaali kõigi rahvaste liidu ühtsuse eest. Natsism on selle õilsa unistuse otsene vastand. Jah, lõplikult pole seda veel saavutatud kusagil. Ja siiski oleme täna sellele unistusele lähemal kui 75 aastat tagasi. Natsionalismi retsidiive tuleb ette. Eestimaa elanikud teavad sellest mitte ainult kuulu järgi. Kuid uued kristallööd ja uued koonduslaagrid pole meil siiski võimalikud. Muidugi Schuman mõistis, mida ta teeb. Euroopa päev ja võidupüha kõnelevad ühest ja samast. Üks püha jätkab teist. Sõjalise võidu natsismi üle saavutasid need, kes sellega teises maailmasõjas sõdisid. Rahuaegse võidu aga need, kes ehitasid ja ehitavad maailma ilma piiride ja vihkamiseta. Häid pühi, kallid sõbrad, olge terved ja kohtume nädala pärast.